Iraan alustas uut sõjalise survelainet Pärsia lahes ja pani oma väikesed allveelaevad Hormuzi väinas valmisolekusse. Esmaspäeval, 11. mail 2026, kriis süvenes pärast droonirünnakuid Araabia Ühendemiraatide vastu ja vaenulikke liikumisi Kuveidi õhuruumis. Kaubalaev sai tabamuse Katari lähedal ja kinnitati, et Iraani Qadir-klassi allveelaevad alustasid piirkonnas tegevust. Islami revolutsioonilise kaardi katsega, mis kontrollib Iraani sõjaväelist diktatuuri, püüti lämmatada laevandust, survestada Araabia riike, trotsida Ameerika Ühendriike ja näidata, et režiim suudab endiselt kasutada terrorit kogu laevanduse kokkuvarisemiseks ning põhjustada majandustele tohutut kahju. Tähtis on see, et praegu moodustub selle režiimi vastu suur rahvusvaheline koalitsioon. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Aga nüüd tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil, mis on albese. Peamine punkt on otse välja öeldud. Iraan ründas mitmel rindel, samal ajal kui väitis, et otsib diplomaatilist lahendust. Araabia Ühendemiraadid teatasid, et nende õhutõrjesüsteemid pidasid kinni 2 Iraanist tulnud drooni. Ohvritest ei teatatud. Kuveit teatas, et tuvastas 10 mai koidikul oma õhuruumis vaenulikke droone ning reageeris vastavalt oma sõjalistele protokollidele. Kataris tabas Abu Dhabist Katari vetesse suunduvad kaubalaeva droon, mille tagajärjel puhkes piiratud ulatusega tulekahju, kuid pärast tulekahju kontrolli alla saamist jätkas laev oma teekonda. Iraan saatis oma vastuse Ameerika Ühendriikide ettepanekule Pakistani vahendajate kaudu. Kuid Donald Trump lükkas Iraani vastuse täielikult vastuvõetamatuna tagasi. Samal ajal, kui diplomaadid püüdsid ust avatuna hoida, tugevdas revolutsiooniline kaardivägi sõjalist kohalolekut. Ja just siis sattusid allveelaevad kriisi keskmesse. Mainitud allveelaevad kuuluvad Qadi-klassi. Need on väikesed alused, mis on mõeldud madalas vees tegutsemiseks, vähese meeskonnaga ning neil on jälgimis, tõkestus ja ründevõimekus. Need on loodud varjumiseks, jälgimiseks, radarite segamiseks, kaubalaevade ähvardamiseks ja püsiva ohu tekitamiseks kitsal läbipääsul. See on selline relv, mida Iraani diktatuur kasutab siis, kui teab, et tal pole jõudu Ameerika Ühendriikidega otse vastamisi minna. Avatud lahingu asemel panustatakse udusse, üllatusse ja psühholoogilisse survele kaubalaevade, naftatankerite ja mereväe saatjate vastu. Iraani ajakirjandus avaldas samuti, et armee allveelaevad jälgisid ja peatasid laevu Hormuzi väinas, samal ajal kui erialaväljaanded teatasid Qadi üksuste kõrgest valmisolekust. Rünnak kaubalaevale Katari lähedal on kõige tundlikum hetk, sest see näitab, kuidas ähvardus muutub tegelikuks kahjuks. Lõuna-Korea mõistis samuti hukka rünnaku Korea ettevõtte poolt opereeritud laevale Hormuzi väinas, pärast seda, kui Dubais tehtud analüüs näitas laeval olulisi kahjustusi. Lõuna-Korea valitsus teatas, et rünnak oli õigustamatu ja lubas reageerida, kui rünnaku toimepanija on kindlaks tehtud. Iraan eitas otsest vastutust, kui Donald Trump süüdistas Teherani laeva pihta tulistamises ja nõudis toetust mereteede kaitsmiseks. Samal ajal suurendasid Ühendkuningriik ja Prantsusmaa mereväe tegevust. Briti hävitaja HMS Dragon saadeti piirkonda rahvusvahelise missiooni raames, et kaitsta kaubalaevu ja toetada mereturvalisust. Iraan vastas otsese ähvardusega, öeldes, et välisjõud, kes tegutsevad nende huvide vastu, võivad koheselt vastulöögi saada. See ütlus näitab, et kriis on lahkunud piirkondlikust sfäärist ja jõudnud suurte merevägede arvestusse. Üle 40 riigi on mainitud seoses katsetega tagada ohutu läbipääs, samal ajal kui Teheran püüab muuta iga välismaise laeva poliitiliseks sihtmärgiks. Ameerika Ühendriikide reaktsioon järgib selget loogikat. Trump püüab takistada revolutsioonilise kaardiväe katseid muuta tsiviillaevandus pantvangiks. Vabaduse projekt esitleti katseena laevu saata ja taas avada läbipääs, kuid operatsioon peatati läbirääkimiste ja piirkondliku vastupanu tõttu. See andis Teheranile võimaluse katsetada piire, saata droone, ähvardada laevu ja kasutada väikseid allveelaevu survevahendina. Valge Maja kalkulatsioon on nüüd karm. Kui nad nõustuvad nõrga ettepanekuga, annavad nad poliitilise võidu Iraani režiimile.
Kui nad vastavad sõjaliselt, peavad nad tegutsema täpselt, et mitte muuta lahte kontrollimatuks sõjaks. Ameerika Ühendriikidel on lennukikandjad, pardal olev lennuvägi, suuremad allveelaevad, õhuluure, satelliidid ja piirkondlikud liitlased. Iraanil on raketid, droonid, kiirkaatrid ja väikesed alused, mis toimivad kurnamisvahenditena. Seetõttu ei saa üllatusrünnakut lugeda kui Iraani domineerimise märki. See näitab diktatuuri, mis püüab kriigile, sealhulgas Araabia riikidele, tekitada suuri kulusid, et pääseda läbirääkimiste lauast, kus ta ei taha olulist loovutada. Majanduslik pool suurendab juhtumi kaalu. Reuters teatas, et nafta hind tõusis pärast seda, kui Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ja Hormuzi väina katkestus jätkas turule survet avaldamist. Asia lugu näitab, et väikesed allveelaevad võivad suletud režiimide poolt üllatusrünnakutes kasutatuna põhjustada tohutut kahju. Kõige selgem näide tuleb Korea poolsaarelt. 2010. Aasta 26. märtsil uppus Lõuna-Korea korvett Chonan Pangyongi saare lähedal Kollases meres ja hukkus 46 meremeest. Lõuna-Korea koos rahvusvaheliste ekspertidega läbi viidud uurimine jõudis järeldusele, et laeva tabas Põhja-Korea allveelaeva poolt välja lastud torpeedo. Pyongyang eitas seda, kuid juhtumist sai asümmeetrilise sõja sümbol. Väike alus, mis tegutses varjatult, suutis põhjustada riiklikku kriisi. See raputas kaasaegset mereväge ja paljastas, kuidas agressiivsed režiimid kasutavad üllatusmomenti, et tekitada šokki ilma ametlikult sõda kuulutamata. Paralleel Iraaniga seisneb meetodis, mitte ulatuses. Teheran teab, et nende Qadir-klassi allveelaevad ei pea Ameerika Ühendriikide mereväge võitma. Piisab, kui tekitada hirmu, riski ja viivitust, et proovida muuta meri väljapressimise väljaks. Teised riigid näitavad samuti, kuidas väiksemad rümmitused ja režiimid püüavad strateegilisi mereteid sulgeda, et saada poliitilist võimu. Punases meres on Iraani toetatud Houtid kasutanud droone, rakette ja väikelaevu kaubalaevade vastu, sundides Ameerika Ühendriike ja liitlasi moodustama merekoalitsiooni kaubanduse kaitseks. Paljud ettevõtted on marsruute muutnud, kulud on tõusnud ja üks relvarühm suutis mõjutada ülemaailmset transpordi. Ukrainas näitas meredroonide kasutamine Vene laevastiku vastu Mustal merel, kuidas väiksemad relvad võivad sundida suuremat jõudu taanduma, baase vahetama ja sadamaid kaitsma. Nüüd liigub järgmine samm edasi 3 rindel. Esimene on sõjaline, väikeste allveelaevade tuvastamine, kaubalaevade kaitsmine, õhutõrje tugevdamine ja uute rünnakute takistamine laevade vastu. Teine on diplomaatiline. Survestada Iraani nõustuma tingimustega, mis ei lase revolutsiooni kaardiväel vabalt kasutada droone, rakette ja allveelaevu läbirääkimiste vahendina. Kolmas on majanduslik. Veenda ettevõtteid ja kindlustusfirmasid, et marsruut saab taas reaalse kaitse. Ilma selleta jääb kaubandus endiselt tagasihoidlikuks ja nafta reageerib igale ohule. Iraani ootamatu rünnak avas kriisi ohtlikuma etapi. Revolutsiooni kaardivägi püüdis muuta 10. mai hommiku jõudemonstratsiooniks. Kuid kujunemas on hoopis teistsugune vastus. Rohkem merevägesid saabub, rohkem survet Ameerika Ühendriikidelt, rohkem isolatsiooni Teheranile ja vähem võimalusi Iraani diktatuuril teeselda, et nad võivad rünnata maailma kaubandust ilma tagajärgedeta. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev hästi kursis sellega, mis on tõsi. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, et olla veelgi rohkem kaasatud. Tervitused ja järgmise korrani Milson Alvesilt!